Tere tulemast kuulama järjekordset kergelt programmeerimise podcasti. Mina olen Märt Ridala ja täna oleme siin koos Kristjan Kalve ja Arvi Alamaaga. Ja plaanis on siis rääkida sellistest teemadest nagu protsesside automatiseerimine ja RPAs kontseptsioonina. Ja siis ka erinevatest komponentidest nagu custom component, code component ja kuidas neid saab taaskasutada ja lisaks mujalt importida. Aga ma alustaks sellisest teemast, et nüüd on aasta algus ja mida siis aastaks 2025 ennustatakse. Esiteks Gartner ennustab tõsist läbimurret nii low-code kui no-code tehnoloogiatele, ehk et isegi kuni 70% kõikidest enterprise applicationitest või siis ütleme suurte organisatsioonide sisemistest rakendustest võiksid tulla nii low-code kui no-code platvormide peale. Ja põhjused on ilmselged, et nendega on arendamine kiirem, kulud madalamad ja samuti on siiski ka kogenud arendajate puudus teema, mis takistab tarkvaralahenduste tegemist. Nüüd uuemad ennustused muidugi räägivad ka sellest, et kergprogrammeerimise platvormid kombineerituna tehisaruga muudavad pilti võib-olla täielikult ja siinkohal oli nagu päris huvitav või murranguline Microsofti CEO Satya Nadella ennustus, et mida võib siis inglise keeles kokku öelda lausega, et SaaS is dead, ehk et võib-olla üldse oleme me mingi aja pärast olukorras, kus enam tarkvara või selliseid rakendusi, millel on kasutajaliides, et neid enam ei tehtagi. Et on andmed andmebaasis ja siis kasutajad suhtlevad nende andmetega läbi siis tehisaru agentide, ütleme siis läbi chati näiteks või kuidagi sedasi, et kui ma tahan teada saada, ma ei tea, kes on minu ettevõtte kliendid, siis ma küsin chatilt seda, mitte ei tee päringut kasutajaliidesesse. Kui ma tahan märkida, et mõni klient midagi ostis, siis ma kirjutan chatile, et see klient ostis neid ja neid asju, ta küsib võib-olla midagi täpsustavalt ja siis sisestab vastavad andmed andmebaasi. Et vaat selline visioon, väga põnev, soovitan seda intervjuud YouTube'ist või mujalt vaadata, aga võib-olla sinna on veel natukene aega ennem, kui me sellisele tasemele jõuame. Aga kindlasti on see aasta 2025 saab olema kergprogrammeerimise ja AI aasta IT-s. Aga nüüd annaksin sõna Kristjanile ja Kristjan räägib siis automatiseerimisest. Ja, see on väga hea sissejuhatus sellele, et Märt, see, mis sa ütlesid, et meil on järjest rohkem low-code'i, no-code'i. On väga sissejuhatus just protsessi automatiseerimise RPA-le ehk Robotic Process Automation'ile, sest RPA ja protsessi automatiseerimine tihtipeale see, millest ettevõtted ja arendajad alustavad, kui me räägime low-code, no-code asjadest. Ta on mulle ka hästi südamelähedane teema, sest see on see, millega mina kunagi alustasin. Ja see, miks ta on just nii populaarne, millega alustatakse, on see, et see on hästi naturaalne ja loogiline asi, millest otsapidi kinni võtta ja millest hakata nii-öelda kodanikuarendajana ehk siis oma põhitöö kõrvalt arendusega tegelema. Mina alustasin siis, kui ma tegelesin andmefinantsanalüüsiga ja leidsin töölõike ja protsesse, kus ma avastasin, ma teen lihtsalt hästi palju manuaalset tööd ja see ei ole loogiline, ma teen manuaalset tööd, sest see on minu aja ja ettevõtte raha raiskamine. Ja sealt tekkis minu armastus Power Automate'i algusest desktopiga, ka veebiliideses vastu. Ja see on see, kust tihtipeale eriti analüütikud oma tee low-code'i, no-code'i leiavad. Ja ta on ka põhjus, miks ta on just eriti temaatiline, on see, et ta on ka hästi lihtne asi, kust jõuda esimestest arendusõppimistest päris valmis tööriistadeni. Sest kui me räägime, et me hakkame arendama äppe,
siis see eeldab, et sul on ka taga mingi andmeinfrastruktuur, sul on tehtud natuke süsteemi analüüsi ja kõike seda muud põnevat. Ja ta üldiselt eeldab ka, et sul on taga mingi tugev infrastruktuur, kuhu peale seda asja, kus kogu see arendus lõpuks jookseks. Protsessi automatiseerimise poolega on selles hulgas märgatavalt lihtsam. Eriti kui me räägime Power Automate desktopist Power Appsi kontekstis, see eeldab, et sul on lihtsalt oma arvuti, kus sul jookseb see Power Automate desktop äpp, kus sa ehitad need protsessi automatiseerimised valmis ja siis senikaua, kuni jookseb see arvuti, jookseb see äpp, jookseb, siis saad sa ajastada ka niimoodi, et need protsessi automatiseerimid, mis sa välja oled arendanud, jooksevad kas siis, kui sa neid käivitad või siis, kui sa need või siis vastavalt sellele graafikule, mis sa nende jaoks üles seadnud. Et kui me isegi nagu, kui me räägime low-code'ist, no-code'ist, kergprogrammeerimisest, et seal on sisenemisbarjäär on hästi madal, sest sul on vaja vähem oskuseid, sul on vaja vähem taristusetappi, siis protsesside automatiseerimise poole pool on see eriti märgatav, et sellega hästi lihtne alustada. Ja see on see, miks ta on tihtipeale see, kus, nagu ma ennist ütlesin, kust inimesed kipuvad alustama. Ja neid asju, mida sellega saab ära teha, on väga palju. Kõige klassikalisemad näited on ostuarvete automatiseerimine, igasugused andmete, failide liigutamised, põhimõtteliselt igasugused ülesanded, kus on palju tihtipeale monotoonset etteennustatavat tööd, on see, kus nagu protsessi automatiseerimine särab eriti. Aga nüüd tänapäeval, sest protsessi automatiseerimine valdkonna on tegelikult küllaltki vana. Me räägime, et sellega on tegeletud praeguseks või tegelikult kogu algoritmiline mõtlemine, programmeerimine on saanud alguse kunagi protsessi automatiseerimis. Eks tegelikult valdkond ise on võiks isegi öelda sajandeid vana, kui me räägime IT-ajaloos, siis Ada Lovelace'i algoritmid olid kunagi nagu esmane protsesside automatiseerimine. Aga meie tänapäevases mõistes pigem räägime nii 50-60 aastast. Aga kui me räägime nagu eriti tänapäevase ütles, ehk siis viimase paari aasta uuest suurest liikumisest tehisaru suunas, siis tehisaru muudab seda protsessi automatiseerimise arendamist ka nii palju lihtsamaks ja ta muudab seda nii palju paindlikumaks. Ehk siis varasemalt oli see, et kui sul on vaja põhimõtteliselt igasugused võimalikud juhtumid, võimalikud probleemkohad oma algoritmi sisse kirjutada, kas siis tavapärases skriptiarenduses või siis kergprogrammeerimise pool oma kasutajaliideses on sul vaja kõik need potentsiaalsed kohad, kus midagi võiks katki minna, midagi võiks olla eriline, oli vaja sisse kirjutada, siis tänapäeval nagu kui kaasata tehisaru, siis on võimalik ka lihtsalt see, et mingid need kohad, kus sa arvad, et midagi võib minna teisiti, siis sa saad sinna kaasata ka olemasolevad tehisaru lahendused ja muuta oma süsteem seeläbi nii palju töökindlamaks. Kas sa oskad öelda, või mäletad, et mis oli siis sinu kõige esimene protsess, mille sa automatiseerisid? See oli see oli isegi väga alguses. See oli üks esimesi asju, mida ma oma nii-öelda professionaalse töökarjääri pool alustasin. Ja see oli enne, kui ma alustasin Power Automate'iga. See sai kunagi ära tehtud kasutades sellist toredat asja nagu Visual Basic for Application ehk VBA, ehk siis mida enamus inimesi tunnevad Exceli ja Outlooki makrote nime all. Ja see oli
ühtede aruannete välja saatmine, mida oli vaja iga päev, mis võttis mul iga hommik tund aega, sest kõik oli vaja oli võtta toorandmed, sisse tulnud meilist, vaja oli teha seal hunnik manuaalseid samme, mis iga päev olid samad, aga neid tuli seest iga päev teha, sest allikandmed muutusid ja allikandmed tulid meili teel CSV-na, mis tähendab, et seal ei olnud mingit andmelahendust tollel hetkel tekitada võimalik on, neid tuli teha Excelis. Oled sa, ma tahtsin kõrvale küsida, et oled sa ise seda desktopi kasutanud ka, Power Automate desktopi, sest... ma ise alustasin kunagi desktopiga või enamus mu Power Automate tööd on tegelikult olnud desktopis. Sest desktop on just mõeldud nagu nendele automatiseerimaks neid protsesse, kus sa ei saa API liidesega ligi, et see desktop võimaldab sul siis hiire imiteerimisega need nupuvajutused ja sellised asjad nagu kinni püüda ja siis teha need liigutused sinu eest eeldusel, et need on kogu aeg samasugused. Seal saab muidugi muutujaid ja asju ka juurde lisada, et seda dünaamilisemaks muuta, aga jah, kui me võrdleme desktop versus siis tavaline Power Automate Flow, siis see pilveteenuse osa on API liidestega suhtluseks mõeldud, et see desktop siis selliste legacy toodete, vanemate toodete protsesside automatiseerimiseks rohkem. Nii et kui teil on mõni nüri rutiinne protsess, mida te iga päev või iga nädal teete, siis võtke LinkedInis meiega ühendust, me näitame, kuidas see ära teha või teeme ära ja ei küsi palju raha ka selle eest. Aga läheks siis järgmise teema juurde, et Arvi, custom komponendid, code komponendid, mis need on? Jaa, põnevad asjad. Nüüd liigume Power Appsi poolele ja seal on Power Appsi avades üleüldse on sul seal võimalik siis oma rakenduse ehitada erinevatest komponentidest. On ta siis nupp, on ta mingisugune menüüriba, on ta mingisugune tekstiväli. Ja neid komponente on seal päris palju. Mõned komponendid on hästi lihtsad, et näiteks mingisugune ikoon või kas või ristkülik või mingisugune muu kujund. Siis custom komponent on komponent, mis on kokku pandud teistest komponentidest. Ehk siis ta on justkui miks erinevatest olemasolevatest komponentidest ja just sellel põhjusel, et sa saad seda taaskasutada, et näiteks kui sul on mingisugune päis rakenduses, kus on näiteks sinu profiili pilt, rakenduse nimetus ja see on igal lehel samasugune, siis on mõistlik tekitada sellesse nii-öelda custom component ja kasutada seda ja kui see muutub, siis kuna sul on see tehtud, sa muudad seda ühes kohas ja see muutub siis igal leheküljel samamoodi. Et seda on võimalik siis selliselt mugandada ja taaskasutada, lihtsustab arendust. Ja neid komponente võimalik ka importida, et kui keegi teine on neid teinud, siis sa saad neid kasutada. Import-export on protsessina sinna Power Appsi sisse ehitatud, et midagi keerulist seal ei ole. Ja nüüd teine pool, kui me räägime code komponentidest, mis on siis justkui nimetus viitab, et koodi komponendid, siis need on tehtud TypeScriptis ja see on juba keerukam protsess, aga see võimaldab siis lisada Power Appsi midagi sellist, mida seal ei ole. Et isiklikult, ma ei tea, näitena võib tuua, et ma olen kasutanud sellist drag-drop komponenti, mis võimaldab sul nii-öelda liigutada mingisugust objekti seal rakenduses kuskile teise lahtrisse, näiteks nagu Jira Kanban boardil on, kus sa saad erinevatesse lahtritesse lõigata, et selline komponent, seda ei eksisteeri. Power Appsis nii-öelda vaikimisi kaasa tulevate komponentide nimistus ja sellisel juhul on sul võimalik siis importida see ise kodukootud TypeScriptiga tehtud komponent sinna ja seda kasutada. Et selle jaoks on seal omad nii-öelda vahendid, tööriistad olemas, mis võimaldavad seda teha. Ja nagu ma ütlesin, siis neid mõlemaid, nii
code component kui ka custom component, neid on võimalik erinevate või siis teiste poolt loodud tükke siis kasutusele võtta ja oma rakendustes ilma, et sa peaks seda uuesti siis tegema, lihtsalt impordid ja saad kasutada, et näiteks Google Material Design selle Google'i siis nii-öelda välimuse või selle UI disaini põhjal on tehtud komponente, mida saad importida ja teha rakendusi, mis näevad rohkem sellise Google'i disaini moodi välja ja Power Appsil endal on ka Creator Kit, mis annab lisa erinevate komponentide näol, mida siis võib-olla kasutatakse mujal Microsofti rakendustes nagu SharePoint ja muud rakendused, et annavad võib-olla seda ühtlustada seda disaini vaates, just kasutaja vaates neid rakendusi teiste sarnaste rakendustega, mis on kasutusel. Nii et Power Apps või Power Platform on platvorm, mida kasutades sa saad sinna nagu järjest juurde ja juurde endale selliseid kasulikke töövahendeid või komponente luua, et muutub järjest efektiivsemaks töö, jah? Ja see võimalus on seal olemas, küll aga alati nendega kaasnevad riskid, et sellega tasub kindlasti alati arvestada, et kui sa impordid kellegi teise tehtud komponendi, siis loomulikult sa pead kindel olema, et sellel on tugi või siis, et sa saad ise seda tuge kuidagi pakkuda ja et see tehtud komponent ei oleks kuidagi moodi, ma ei tea, pahavaraline või muud moodi katki, mis mõjutaks rakendust. Et kindlasti ettevaatlikkusega neid kasutada või siis ise teha, et see on nagu kõige kindlam. Nii et ise tehtud, hästi tehtud. Aga siis suured tänud, need olid need teemad, mis me täna tahtsime läbi käia ja peatse kohtumiseni uuesti ja head uut aastat. Head uut aastat. Head uut.